Head kaastöölised, armsad vendluse konverentsi delegaadid, tervitan teid südamest meie õnnistegija Jeesuse Kristuse nimel. Mind on palutud rääkida midagi Jeesuse missiooni käsust ja oma kogemustest selle käsu alusel. Loen Matteuse evangeeliumi 28. peatükist viimased salmid. Ja Jeesus astus jüngrite juurde ja kõneles neile: minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal. Minge siis ja tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teile käskinud. Ja vaata, mina olen teie juures iga päev maailma ajastu lõpuni. Minu osaks on eriti palutud rääkida, mida tähendab Jeesuse jüngriks olemine ja mõned kogemused praktiliselt minu teenimise tööst. Esiteks tähendab Jeesuse jüngriks olemine kindlat taevast kutset ja sellele kutsele järgimist. Hebrea kirja 3. peatükis on öeldud: pühad vennad, taevase kutsumise osalised. Apostel Paulus ütleb: kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Uues tõlkes on just nimelt see sõna uus on sündinud. Vaata, uus on sündinud. Midagi on, mida on näha inimese elus, kui inimene on uuesti sündinud, Jeesuse kutsumise vastu võtnud. See muutus meie elus, see on kõige olulisem osa, kui me järgime Jeesuse kutsele. Aga teiseks tähendab jüngriks olemine seda, Jeesus ütles: õppige minust. Ja missiooni käsus ta ju lisas, et õpetades neid pidama kõike, mida mina teid olen käskinud. Kui me oleme uuesti sündinud, siis meile saab armsaks Jumala koguduse osadus, Jumala laste osadus ja teiseks Jumala sõna. Mäletan oma elust, olin ju pärit usklikust kodust, olin ka pühapäevakoolis käinud, aga kui ma olin Jumala lapseks saanud, uuesti sündinud, siis sai armsaks mulle Jumala sõna. Ja mind juhatati: loe Uut Testamenti ja alusta Johannese evangeeliumist. Jeesuse elu, Jeesuse töö. Ja kui ma olin Tallinnas oma usuelu alguse aastad, siis sel ajal ei olnud piiblikoole, aga piiblitunnid kogudustes olid, mis olid erilise väärtusega. Kuulusin Kalju kogudusse, aga külastasin nii Kalju koguduse kui eriti ka Oleviste koguduse piiblitunde ja need olid tõelised piiblikoolid. Need olid autoriteedid, kes seletasid piiblit ja kuidagi ei tahtnud nendest tundidest puududa. Tänased võimalused meie ees. Meil on seminar, meil on head õppejõud, meil on piiblikool, meil on pereraadio, meil on vaimulik kirjandus,
nagu tänapäeval nimetatakse elukestev õpe ja uuesti sündinud inimese edasiminek usuteel ongi elukestev õpe. Kuulan veel tänaseni vaimuliku Varasalve saateid tolleaegsetelt õppejõududelt. Mul oli võimalus osa võtta isegi tol ajal toimunud usuteaduslikest kaugõppekursustest. Need õppejõud olid meile õpilastele isiklikuks eeskujuks, keda järgida. Olen järginud oma koguduses mõne aasta tagasi usklikuks saanud noor meest, kellel ei olnud usklikku kodu, kellel ei olnud pühapäevakooli osalust ja kuidas tema osaleb koguduses oma usuelu esimestel aegadel ja päevadel, kuidas tema loeb piiblit, see on talle väga armsaks saanud ja täna on ta meie koguduse noortejuht. Nüüd mõni konkreetne lugu isiklikest kogemustest. Minu esimene koguduse vanem Robert Võsu pani väga palju rõhku isiklikule evangelismile ja noori usklikke suunati, et nad tunnistaksid eriti oma eakaaslastele isiklikult. Ja kuna ma töötasin Tallinnas tol ajal kooliõpetajana, siis minu hooleks usaldati tol ajal üks tore poisterühm, me võiksime tänapäeva keeles ütelda junioride rühm. Rääkisime piibli lugusid, aga vabal ajal käisime ka sportmänge tegemas ja mäletan, ükskord, kui tulime Mustamäelt poistega suusatamast, üks nendest poistest palus, kas ma võiksin tulla sinu juurde koju. Ma ütlesin, et aga võid küll. Ja kui me olime koju jõudnud, seal ta avas oma südame. Ja kui me palvetasime, siis ta võttis Jeesuse vastu oma isiklikuks päästjaks. Ta oli valmistatud selleks ja tänaseks on ta aastakümneid olnud ustav koguduse töötegija, eri andidega mitme vaimuliku raamatu autor. Toon ühe näite veel hilisemast ajast, kui juba iseseisvalt vaimulikul tööl olin. Minu abikaasa sai südamesse, tol ajal ei olnud nimelt võimalik ei noorte töö koguduses ega pühapäevakooli töö tolle aja tingimuste kohaselt. Minu abikaasa sai südamesse koguda usklike vanemate lapsed meie kodusse. Laulsime noorte laulikust, niisugune lauluraamat oli olemas tol ajal, ja rääkisime piiblilugusid ja tänu Jumalale ükshaaval tulid nad kõik usule, elasid läbi selge uussünni kogemuse. Kõige noorem nendest palus otse lapse kombel, Jeesus, anna mulle mu patud andeks. Mõtlesin iseeneses, et kuidas siis tema usuelu kujuneb. Ja tänu Jumalale, lapse usk viib läbi kõigist elutormidest, ütleb üks laulja. Täna on ta meie pühapäevakooli klasside üldjuht. Väga armsad laste jutlused, aktiivne koguduse töös. Aga Jeesus palub oma ülempreestri palves, see on Johannese 17 ja salm 18. Nii nagu sina läkitasid mind maailma, läkitan mina ka nemad maailma. Jeesus läkitab oma jüngrid.
jüngritest said apostlid. Aga apostel tähendabki läkitatu. Ja mõned niisugused kogemused, kuidas issand võib imeliselt läkitada ja meid ka tarvitada selleks, et ta saaks läkitada jüngreid inimestele õnnistuseks. 70. aastate algul möödunud sajandil olin Kohila koguduse keskel teenimas vaimuliku sõnumiga ja oli väga õnnistatud vaimulik atmosfäär. Peale jumalateenistuse sain südamesse kõnetada ühte noort venda. Ta oli tollal juba perekonnainimene ja mul oli selge sõnum Jumala käest temale: sinul tuleb minna välja vaimulikule tööle. Ma ei teadnud, et tolleaegne liidu juht oli juba talle selles osas märku andnud. Ja kuna nüüd mina sain südamesse seda talle ütelda, siis ta võttis seda kui teist tunnistajat, kui issanda läkitust tööle ja ta läks vaimulikule tööle. Ta on olnud mitmes Eestimaa koguduse pastorina tööl. Ta on töötanud evangelistina paljudes kogudustes evangeeliumi kuulutajana. Tal on suur perekond, järeltulev suguvõsa, nad teenivad kõik issandat. Ja kui palju tema teenimise töö läbi on jüngreid, seda teab issand. Tal on mitmed vaimulikud talendid nii kuulutamise töös kui ka kirjutamise osas, ka mitmed vaimulikud raamatud. Ja viimase näitena tahaksin tuua ligemale 10 aastat tagasi üks noor mees oma töökohal oli tema töökaaslaseks üks väga ustav koguduse töötegija, jutlustaja vend, diakon, ja selle töötegija eluviisi läbi sai see noor mees juhatatud Jeesuse juurde. Ta juhatas teda koguduse vanema juurde, palvetasime koos ja suunasin teda alfakursusele, ta läbis selle. Hiljem, kui ta oli abiellunud, osales ta meie kodugrupis piibliõppes. Hiljem läks ta seminari ja lõpetas seminari edukalt. Ta on olnud koguduses alfatiimis väga tubli. Ta on olnud pühapäevakoolis poisterühmas. See on erakordne, kuidas poisid, kuskil 10 poissi, kes muidu ei taha palju püsida paigal, kuidas nad kuulavad teda ja tema piiblijuttu. Ja täna töötab ta Saaremaa põhjarannal iseseisvalt pastorina. Tänu Jumalale Jumala töö eest, kui tema läkitab, siis on see nii hea. Apostel Paulus ütleb 2. Korintuse kirja 5. peatükis: meie oleme nüüd Kristuse käskjalad, otse kui Jumal ise julgustaks meie kaudu. Andke endid lepitada Jumalaga. Ütleksin täna teile, kallid nooremad töötegijad, teie olete nüüd Kristuse käskjalad. Otse kui manitseks Jumal teie läbi. Minuealised püüame olla palvetajad, et Jumal läkitaks töötegijad välja ja soovin südamest, et teie hulgas oleks palju neid, keda issand saaks läkitada tööpõldudele, pühapäevakoolide poiste juurde, alfatiimidesse
et te võiksite olla paljudele õnnistuseks ja kasuks. Jumal õnnistagu teid selleks. Aamen.